Ei no ma tahtsin mingi tulid nagu, et me tulime Tartust, me oleme Tartu saadikud ja siis on veel Tallinna saadikud tulevad ka, kes on selle Mihkel Tamme õpilane, kes praegu elab Londonis. Annab tunda äkki? Ei ole, ma ei tea seda. Ma ei tea. Okei. See on Langermaa. See ei ole Langermaa maja. Aga siiski me oleme Langermaal. Tere! Tšau! Tšau! Olite küsinud juba? Juba inimene jah välja, siis me küsisime, et kas sa tead teaduse, aga ei. Kas see oli see Ukutalu? Mitte midagi ei teadnud. Ei teadnud midagi. Nad ei tea midagi. Tere! Võib-olla küsime Jüri Länevust, ta oli omanik. Kämblakaamerat ma ei ole näinudki, nii väikest. Vaneb Jüri Lännesaar, ta tundutab see nimi. Et Lännesaar, ta oli vana omanik. Kui see oli Lännesaari maja, tähendab see ongi see Ukutalu. Et seal kohtul so looks completely different from that time. Võib-olla see on just one chance to get the place. Ongi. Kuhu tõmbab? Võib-olla räägime veel kord selle meelde või kes ta on seal sees? Jaa. Jah? Ja siis ma küsin. Sektijuht Maa. Georgi Kohtusaali. Tere. Selles mõttes, et see ei ole uus maja minu arust. Vana maja, mis on uueks restaureeritud. Võib-olla küsime, mida oli enne. See form on nagu Langermaalt, vana maja. Aga kus ei veetud, et see üldse võiks kandidaat olla? Kuidas teie siia jõudsite? Külamees ütles, et see sama homme. Näitasime pilti raamatut. Ongi nii. Elab siia maal, teie mõlema. Ma ennegi öelda, et sina elad siin. Sammu Kohe sisse, näha, kui et sama peremees sina. koolkond. Ma paneme pärast küsida, et millal nad siia tulid. Ei, ma ütlen, et mina elangi siin. Ja, oli küll jah. No võib-olla küsime veel kord. Muidugi. Nii mõned sees on ka käia palun. Eks. Это, может, на самом деле и правда. Да. Но изменился очень круто в этом случае. Изменился к лучшему. Я Архитектурно. Я не берусь, чтобы Delegatsioon. что хуже, что лучше. Я думаю, Рам предпочел в таком доме жить, чем в том, Изменился место это. vana omanik, Jüri Lännesaar, Lännesaari perekond. Ma usun, et see on kindlasti teistmoodi. Ei, aga selles on see mõte, et nad käisid siin Padukordi oma kuru juures. Nüüd nad on vanad, tema elab Londonis, ta on sellest raamatu kirjutanud, et lihtsalt nagu emotsionaalselt. Kõik 30 aastat tagasi 30. Et see oli kogu Nõukogude Liidu hüppis. See ei ole, vabast, ei ole sees enam mitte midagi. Aga seda vaadata ei või. Vorm samane. Aga seal oli ka, kuidas ütled, et sadel like ruins of the old basement here around. Kas siin olid mingi vanad sellised nagu varemed, nagu mingi vana kelder või midagi? Seal kuna ei ole. Enam ei ole midagi. Aga oli olemas, jah? See oli olemas. Exactly, so that should be this place, because you know, there's like old basement, you know. Varemeid ka enam ei ole? Või on varemeid? Ei ole.
huvitav vaadata. Ei, aga seal ei ole ju. Nee, aga see on juba see, et nad siin käisid sadu kordi kunagi, et äkki nad saavad nüüd nagu ükskord, viimast korda veel, et kui nad tehakse doc-filmi ja käiakse kõiki neid paiku läbi, mis neile Tallinna ja Nõukogude Liidu hippidele olulised olid, et see oli nagu äärmiselt oluline paik ja Aitäh. Let's shoot, yeah, so far. Nii, see on kunagine rehetuba ja kuuriallul oli siin. Mina räägin siin, kui ma ostsin üles, et siin mingid sead on. Ja see võis olla, mis aastal umbes? No see oli mingi 1993 või 94 niimoodi umbes. Sest kui too varaminemus ära läks, see oli 78 aastat. Jah. Peale seda, kuna see oligi seatuba või midagi veel. See oli nii ära, tähendab siin ei ära, see vahepeal mitte käib. See oli üks merevõnd, siis vähe rongitses siin vist. Viime sisse ja natuke. Aitäh. Aitäh! Haigid on sama. Sai ringit maal tikkud külje. Hallo! Peab olema seesamane maja, ma arvan. Jah, seesamane jääre. Õige. Juba ma ei kahtle. Ja, mina ka. Seesamane, jah. Siin majas. Aga muutunud on väga palju. Kindlasti. Sellest, mis siin. Sees oli enam kivi ega kivi peal. Some impulses and asking for the spirit. Yes, that's it. Kus teil siis see põhitegevus toimus? Siin samas. Selles kohas. Siin sai istutud, taga oli kamber. Siin olime ringis. Maas siin nurgas oli padi. Istuline ajalugu. Aitäh. Ma võin sisse natukene. Nagu me juba lubati. Istume korra maha, võtame ringi. Astun siin. Ja. Seesama nagu. Absoluutselt. Ringi. Ja Ramm istus seal, jah? Jah. Nagu väliselt kõige sarnased. Too nimitsi, aga istume ka kõik maha. Ramadan. Ja umbes niimoodi me siin käisime istusime.
Take a shot. Milana sitting here. Oh. One more. Okay. No kui kauemaks siia enne siis elasime seal kambris. Yeah. Kas see oli see ahjutagune, kus Lennon välja hüppas ja kõik väliskülalised ära ehmatas? Ahjud ja kõik see asi, see korstna all, kui see koht paistab, et on nagu enam-vähem sama, kus enne midagi seda oli. Aga ülejäänud on siin hoopis teistmoodi. Tubade jaotus on alles jäänud. Okei, jah. Suur aitäh teile. Suur aitäh. See on nagu aegamasin. No jah, mis teha. Olge tänatud, sai mõne sekundi nagu minevikus käia. Natuke tulistas natuke ootamatu. Selline mees elas siin, kirjutas selle raamatu. Eesti keeles on see raamat. Äkki selle võiks neile jätta, kuulge. See oleks ennast tore. Te ei osta seda iielu ise. Isa osta. See on tema kirjutatud see. Äkki selle võiks tõesti siia jätta, mis sa oled küla? See ei ole minu oma. Keelele. See on vist laenatud mitmekordselt. Jah. Ei saa siia jätta. Okei. Huvitav ikka teada. Huvitav ikka teada. Aitäh. Palun palun. Aitäh. Veel kord tänud teile ja kõige paremat. Isegi Google'ist leiab nagu päris palju infot tema kohta, et ta nagu emigreerus. Kas see oli 82, kui ta emigreerus Ameerikasse? Minu arust oli see 78, sest minu arust oli 81 või midagi. See oli Mihkel Tamm. Mihkel Tamm. Ramm ühe M-iga. Jah. Ma minu arust lihtsalt Mihkel Tamm. Mihkel Tamm on ta sünnipärane nimi ja siis ta, kui ta nagu sai selleks nii-öelda hakkas tegelema nende vaimsete praktikatega, siis ta nimetati teda Mihkel Tammeks. Aga ta elas päris pikalt siin ja see saigi nagu 70. aastatel selliste hipide või selliste spirituaalsetest asjadest huvitatud selliseks kogunemiskohaks. Aga tal endal oli nagu nõukavõimude poolt siis nagu liikumiskeeld, et ta tohtis olla ainult 10 kilomeetri raadiuses siit majast. Hiljem ta kolis siit Türi lähedale, oli seal ka veel mõned aastad ja siis ta nagu emigreerus Ameerikasse ja elas Bostonis. Ja suri 2002. aastal. Aga jah, et ta arvatavasti on ta Eesti soost või eestlasest selline kõige tuntum ja tunnustatud lugupeetuvam selline guru, kes on meil nagu siin olnud. Et ma arvan, et teil on väga suur au elada sellises majas. Ma seda olen kuulnud, keegi üks rääkis mulle, ma ei tea, vanem, üks inimene kõrval on 90 aastane, ma ei tea, kas tema seda näha. Eks ma hakkan nüüd uurima. Ja. Et me külamehe käest küsisime, et kus nagu elas ja siis kohe tuli tal meelde. Kes see? Keegi siit sõdis jalgrattaga mööda, küsisime teed ja oskas nagu juhatada meid selle maja juurde, siis me jäämegi seisma, et oodata neid Tallinnast tulevaid külalisi ka. Et mitte midagi ei juhtunud, aga lihtsalt nagu uudisimu, et ajada nooruspõlve jälgi. Aga suur aitäh ja vabandust. Suur tänu teile. No ma jah, see on targemaks. Ootame. Ei olnud ennem. Oli keelatud. Ja ma arvan, et need kivid on siis sellest ajast, need valad kivid.
no ei, ma arvan, et need on ka praegu laotud. Ja see esikamber oli ka teistsugune, aga niisugune väike tuulekoda oli olemas. Sisse läksid, olid niisugused stendid olid püsti. Esimene asi, mis mul meelde jäi, nagu rammi juurde sisse läksin, oli niisugune stend ja stendi peal oli siis 2 niisugust oma joonistatud mandalat. Ühe peal oli isa, poeg ja pühavaim ja teise pool oli ema, tütar ja kurivaim. Dialektika, jah, nõnda nimetatud. Ilusti 2 kolmnurka said siis 6 nurgaks niimoodi kokku. Aga äkki te räägite dokumentaalsuse huvides, et kus me oleme ja mis koht siin on ja mis siin täpselt toimus? Sina räägid, saad parem eesti keel. You can speak in Russian or in English. I can speak in English, yes, just for everybody. So language salad. Yes, so this is the place where Estonian philosopher Ramo Michael Tamm used to live around 10-15 years until mid of 70s. And so that was a place where all this crew, the hippies and mystics and dissidents came, and that's the house. The shape is the same, but the insult is different. So basically, something looks the same, but something different. So it was full of all kind of ruins, ruined basements, and now it's very, very cultivated place. I believe Rama would be very happy looking at this place now. That shape, it's very clean and a nice garden, nice design. It was not the case during the Soviets, but nevertheless, so the place is very famous. There came people from all over the Soviet Union, even from abroad, some from time to time from Finland, from Yugoslavia, and then from the Central Asia and then all other parts of the Soviet Union. And then so the people used to meditate in this house. And then in the summertime, they just did yoga exercises, all kind of yoga freaks, just made asanas, like sometimes up to 10 people doing yoga, and the neighbors are coming, looking, and asking Rama, oh, what does it mean? So once they met somebody standing, doing Shirshasana, standing at his head, and upside down. And the neighbor asked Rama what he's doing. Rama said, well, he tried to be more like clever. Like, why? In which way? He said, look, if you stay just in a normal position, then all your brain goes just down. Yeah. And then if you stay upside down, that means that your brain comes back. The brain comes back to your head. So that's the way to be more clever. And then some other lady asked, I've heard that you are a philosopher, you know everything about all kinds of gods and religions. He said, yes, I am. But in which God do you believe in person? He said, I don't believe at all in anything. You know, so what is your philosophy? He said, well, that's emptiness. What is emptiness? In emptiness, you can't tell what's emptiness. Emptiness is just nothing. Not like no questions. Oh, she was so upset, but Rama then laughed. He said, oh, yeah, just some of the people try to spy, and then maybe they just try to get in our, understand our situation, but better if they do not know anything, because we have our own like questions, our problems, they have their own. I asked him, would you like to help these people in some sort of karmical way? He said, well, we are doing meditation, that's enough, just not for just for our neighbors, for everybody, so that's enough. No mida ma oskaksin lisada, väga pikka juttu rääkida või terve raamatu kirjutada. Ja. Aga lühidalt kokku võttes oli see üks kena paik, kuhu tuli väga erinevad inimesed kokku. Ja Ramm oskas nagu igale ühele midagi anda, mis sobis kõigile ja samas oli ka igaühe jaoks nagu küllalt isikupärane. Võib-olla, et niisugune hullem asi, mis asjaga kaasas oli, et ta sai
liiga populaarseks ja rahvast hakkas käima liiga palju erinevas kandis ja igasugust, kellel võib-olla, et nende asjadega ei olnudki kuigi palju ühist, mille pärast rahvas siin koos käis. Ja see ramm suhtus kõigisse heatahtlikult, aga ja muutus talle natukene koormava. Ja lõpuks ta peaaegu, et pidi ära põgenema või elukohta vahetama sellest suurest rahvahordidest nagu natukene puhatud saada. Sellepärast aga siis valis endale teise elukoha veel viimasteks aastateks, kus ta Eestimaal oli. Ja 81. aastal jättis ta siis Eestimaa ja läks elama Ameerikasse Bostonisse, kus ta muidugi ajaka siis 2002. aastal otsa said. Aga võib-olla, et ka tema jaoks oli siin elamine, olemine üks toredamaid etappe elus, kuigi ei oska ju tema eest otsustada. Ja pole praegu enam ka kelle käest täpselt järgi küsida, kuidas need asjad tegelikult olid. Aga hea mälestus ja meenutus temast ja rahu temale. Om. Aga kas te võiksite äkki kirjeldada mõnda seika või mõnda päeva siin või mõnda grupi meditatsiooni või mida te siin täpselt tegite? Ainuke aus vastus oleks, kes mida. Aga see ühine osa oligi võib-olla nagu mingi osadus millegagi, mida ma kardan tol ajal võib-olla, et paljud kuigi selgepiiriliselt teadvustada ei osanud. Aga samas tundsid väga hästi ja tekkis nagu mingi müstiline tõmme, miks pärast siia üldse tuldi. Niisugune kindel asi, mis iga kord, kui siia rohkem rahvas kogunes, õhtuti läbi viidi, oli nagu me täna püüdsime natukenegi matkida seda sama situatsiooni, kus rahvas siis toas sööris maha istus. Ja siis midagi kollektiivse meditatsiooni taolist sai läbi viidud, kas siis igaüks omaette või oli ka, kus sai nagu jõud ühendatud ja üksteisel kätest kinni võetud. Väga kena kontsert on. Ma ei tahagi oma lolli jutuga seda ära rikkuda. Võib-olla, et selles on seda tunnet isegi rohkem, mis siin kunagi oli, mis praegu kassid laulavad. Aga rahulikumatel hetkedel jõudumööda aitasid paljud mõnda majapidamise asja teha, kas puid lõhkuda või siis istuda taga kambris ja vaadata raamatuid. Lausa igalühele ramm nagu raamatuid väga hea meelega välja ei andnud, sest tal oli ka kurba kogemust, et ei jõua alles tagasi. Aga valitumatele oli ka see võimalus. Aga enamas said kõik koha peal lugeda kindlasti, mis oli huvitav ja seda polnud siin vähe. No kõigile jääb ka meelde võib-olla tore maarõhu tee, mida Ramm ise tegi, kuivatas erinevatest taimedest ja valmis keetis ja terves pudelis hoidis ja siis kõigile lahkesti pakkus. Seal oli küll, ma ei jõua kõik üles lugeda, mis seal peale piparmindi veel oli, see jäi nagu eriti nagu meelde.
aga ta mõjus hästi rahustavalt ja mõnusalt. aga kas te ilmselt tahaksite ju teada rohkem õppida ka tema tarkust. Kas te suudaksite kuidagi nagu kokku võtta või selgitada tema selle filosoofia põhitelge? Ei ole kergete killast ülesanne. Ma tean, aga peab kuidagi natukene siis selgitada. Ütleme, et nii temast kui ka tema ise on püüdnud seda teha, kas siis vähem õhemates või rohkem paksemates raamatutes. Ja. Yes, basically this was a philosophy of now, of zero. So the point is very similar to Buddhism or Taoism or any Hindu philosophy. So that's the zero was the main figure, and he said, like in that case, that philosophically, everything is empty, kikotyphus, like he used to say. And so the philosophy is, as he thought, that philosophy is not just any kind of theory, something like that. It's also the way of life. And then the philosopher should be really empty. He should just get rid of all the kind of karmas and everything. So, and then he gave an example what is philosophy. But also it's not just like blah blah, so to say. He wrote books, and then sometimes he told that people asking me why I'm writing in a very, very difficult way. Should I write in a simple words? He said, well, if I can, kui ma saan keeruline kirjutada, siis mikspärast ma pean seda, why should I write in an easy way? He said, but if you are a philosopher, you should really train your brain. You should make this brain work in a certain way, to develop your ability to think, to realize, to analyze it, and dialectize maybe. So that's why the philosophy was not just speculation for him, but also a very special work with the philosophical tradition as well. Personally, he was really a master of old Greek philosophy and old Indian philosophy and modern, let's say, the classical German philosophy. It's not just simple words, but he really understood a lot about philosophy. And he said very important is a certain way of philosophical thinking. It's like a certain way of thinking. If you can't do this, you can't be a philosopher. Same like with a programmer, let's say, in modern words. So there is certain stuff like software, hardware. If you can't just grasp the programming, you can't be a good programmer, even you might be a nice person. Same with philosophy. It's also sort of, but not programming, sort of self-programming, auto-suggestion, auto-suggestion. And he said that's also a certain ability, certain skill to realize what does it mean, how you can influence yourself, how you can help other people, influence your environment, what everything they've been connected to suggestion, and then in a certain way to magic and to influence. But the way if you would like to influence yourself or somebody else or the environment, you should really understand certain things. What does it mean? And then maybe you shouldn't influence anything. That's the philosophical question already. But I will tell you that his philosophy is not just a simple way of like easy living, but it's required a very, very profound knowledge. And he had a lot of books on philosophy on different languages like Sanskrit and German and English and Estonian, and there were some other people who helped him to translate something from Halian Tudam, some Persian or Arabic books and texts, and then some texts from Kabbalah written on Hebrew. And so this was really a very, very hard intellectual work done here. Not just meditating, but it was the main point, meditation, because if you're not in equilibrium, if your brain is full with all kind of karmical influences, if you are a primitive person, you can't grasp philosophy. And if you try to be a philosopher, you should really exercise philosophy. You should exercise like purification and follow certain commands of guru, so to say.
muidu laialt levinud sümboolikaid, mida kasutab siis matemaatika, eriti nagu hulgateooria elemendid. Aga nad on hoopis teistes vastastikustes suhetes, kui tõsine matemaatik siia peale vaatab, siis vangutab natuke pead ja vaatab, arvab kohe, kus niisugune mees pärit on, mitte igal juhul akadeemilistest ringkondadest. Aga Rammi omapära võib-olla ongi see, et ta nagu mängis terminitega, mängis mõistetega, heitis nende üle nalja ja võttis mingi mõnusa huumoriga. Nii, et kes teda püüdsid nagu liiga tõsiselt võtta, need nagu pettis. Aga kes naljast ka aru said, siis oli väga tore lugemine, mis ta kirja pani. And then also he said, like, my philosophy, the philosophy of zero, is based on two basic points. One is the Bourbaki mathematics, and this is the mathematics school in French. And the main point is the empty quantity. And then the Bourbaki mathematics and the Shunyavada philosophy of India, the Buddhist philosophy. And so he tried to combine both approaches, the Western mathematics, but very progressive mathematics at that time, and the Eastern philosophy. And so then he tried to combine this, and then in order just to explain to Western people the way to get samadhi state, the way to liberalize yourself, the way to be really free from all kind of bad influence, and then social suggestion, and then all kind of bad karma, to say simply. Maybe we found some schemes here to describe. The cube. Try to find the null cube. Null cube is at the beginning. This one. Not that should be What's this one? with the all terms. The rain tried to prevent us. You can do this somewhere inside this place, because the rain can destroy the bit. Kontsert on vägev. Kontsert on vägev. The cube model is basically the main point of his philosophy. And all these signs, all these connections, they really matter. It's not just a simple... Everything matters. Every word, every term, everything. This is, for example, yes, the 4 states of grasping reality. Waking state, dream, deep sleep, and then the 4th state, like ultimate emptiness. And then some witnesses. In each state there is its own witness. Like in the waking state we have ego, our egoism, our ego. It's awaking, a witness of our waking experience. Then in the sleep we have the author. Author is a witness of our dreams. And then deep sleep there is another witness. It's our soul or sight. And then the 4th state is spirit. The spirit is the witness of emptiness. So in that case the spirit is completely empty and he is a witness of emptiness. And then, but all these 4 states, they're playing all together simultaneously. So it's not like we can just different all the states, and during daytime we are in waking state, and during night we are in sleep. It comes all at the same time. And he said, what is actually the imagination? It's the elements of sleep are coming to the waking state, and this is like they play at once, all together, at the same time. Rahule 3 teed, ma üritan.
ja mõned pildid tegi sinu Julia sellest raamatut. See on võib-olla Pitfon kalendar, aga mõned teised on... Ma ei tea, võib-olla. Oli mõned pildid. Vaadanud kõike neid pilte, mis siia sisse sattunud on. Mingi mahu, meil on üksiga pakasnikus. Üksiga? See on 2 pakasnikus. Aga tal oli abilisi palju, kas? Ja, ta oli kõik. Kasutas ära kõik, kuidas joonistada pilti. Võtan jah, et Eesti mahu ja mulle võtab. Mina ei saa vabastusse tulla. No, he communicated telepathically to his friends here in Estonia, and I got also some cases that communicated with him. For example, sometimes sitting here in this house and drinking tea with Rama, and then he might just tell, oh, wait a second, there will be maybe a few guests in half an hour. I asked her, how do you know? But, well, they send me some house. And then exactly, in half an hour, 20 minutes, we have some guests. But can you briefly describe Rama's life story and how he got trapped in Soviet Union before wanting to go to India? Like what was he doing before in Sweden? Okay, yes. Well, so he was born in Elistveria. This is Tartu area, and then he studied architecture and then engineering, building engineering here in Estonia a little bit, and then he went to Europe to continue his study, and then he went to Germany at the end of 30s, beginning of Second World War, end of 30s, beginning of 40s. So and then he studied in Berlin, engineering and architecture, and when the Soviets came close up to Berlin, he stayed to working class. And he spent 3 years in the Council's Mind and Zimbabwe, working for American business companies. And then foreigners, we have our own technique, so we should serve the army for the electricity purposes. And then he also joined a few mystical groups in Western Europe, and he was a member of Ramakrishna mission and mentioned that his initiation in Rama. And his guru was Gayatri Devi, who was a niece of Rama Selananda, who was one of the closest. So he passed
Yeah. Yes. Okay. Very correct. Minu meelest võiks siin poolt teha. Kohe korraga ei saa. Kuule Terje, siit poolt võiks teha, sest siin on see eeskoda on palju efektsem. Ma tuleb tagasi käia, jah. Jumala asjad saanud. Niimoodi, et see maja on taga. Oh jah. Aga saate tulla natuke veel siia poole? Saab ikka. Jah, aga tahapoole ka. Tahad prügikastiga peale Ei, prügikast ei taha, aga noh. Jah. Ma teen sinust ka. Aitäh. Kinni, mahtu peale. Oota, kuule, Vladimir, et oota, tegelikult see täitsa hea, täitsa hea. Okei. Oota, ma teen veel. Okei. Teisi seda te katalite, kui tagasi. Tahab sisse ka. See loom on ju. Pagasnikust ronima siis. Домой хорошо все-таки съездили, да? Пофотографировались. Я тебе пришлю фотографии, которые у меня. Я думаю, что ребята Килла и Терри тоже пришлют. Вы обменяетесь адресами электронными? Paistab, et Tallinn on üks populaarsed, et hetkeseisus. Kui Tartusse minna? Vladimir, sina tuleb Tartu. Come to Tartu. Unfortunately, I'm being terrible in Saturday. Kolmandad, jah. Tagasi. Aga ülehomme sõidad ära juba? Ülehomme sõidad ära juba? Ülehomme? Ülehomme, jah. Ülehomme. Yeah, but we keep the context. And thank you very much for your interest to Rama and to all our clique. And if you are not always welcome, just. Also, I have some cool musicians there if you are interested in this kind of connections, electronics and computerizing stuff and all that. And maybe modern. Anyway, yeah, sure guys. And then you come to Tallinn, but now
I will come with Tallinn. I would like to go with you to Lennon's grave also. Lennon. Of course, yes. This is also... We try to find the grave as well. Yes. We're trying to find it. Well, but anyway, guys, yes. And maybe I don't know if I see you tomorrow or not. You stay probably in Tartu. I stay in Tartu. Then I see you next time. If I'll be in Estonia, I'll let you know in advance. Yeah. And then if you are in UK, then also in London, just let me know. Okay, спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо. And waiting for the photos and then all kind of your reports. Yeah. If there will be anything, Yes. done. Yes. It is also that I will go to Indonesia for 5 months. And then we will continue spring and summer to develop this idea. It will be good. Yes, all right. For sure. If you see Wilmer, say him hello. Yes. She's my good friend. Yes. Okay. Get him? Yes. Ciao. Are you sure you can go? No problem for me. Aga tšau siis, aitäh. Okei. Mul on, ma võtan konnet jalanud pärast ära, aga mul on petti ka. Miks sa pea jalaluusid jalast on hoopis? See kummist, sellega pole ju. See on parem istuda äkki. I can hold you back in the car. Don't worry, I can just... Or this one, for example. Yeah. It will fit there. I think so. No, I mean, just give it to me. If I've been inside, I can hold it you back. You sure? Yes. Okay. Seda. Aga ma arvan, et ma võtan jalast ära, siis on nagu lihtsam. Lihtsam. Siis ma saan nagu mõnusalt seal jalad. Indoneesia stiil või Aasia stiil. Piiga viiakse pagastis minema ja... Seal on see, et transporti on vähe ja siis kõik need pisikesed bussid on alati rahvast puubusti täis ja vahel on katussel inimesed ja kanad ja kitsed on bussid ja autos. See on nagu Indoneesias, jah? Mootorollerite peal on 6-7 inimest niimoodi järjest probleemi. Aasias, Indonesia, everywhere where I have been. It's a big one. More people, less machines. Thanks God. Not like in America or Europe. Yes, everything is different. Kuulsin, sa teed mingit musavida? Jah. Ma saadan mingeid linke sulle kuulamiseks. Mul on internetis üleval asju. Oleks huvitav. Nii ei tea ju midagi. Puhas kõlakad. Aga ma arvan, et me ei näeme. Tuled ehk külla. Tulen. Head koju jõudmist siis. Thank you very much again. Yes. See you. Yeah. Good luck. Good luck for you. Ma ei ole ka nii väga.
Siin küll. Vestik ja salateaduste. Katrin on Eesti Ekspressi keeletoimetaja ja üks Eesti parimaid, aga ta on nagu enne ütles, et keegi ei tea, mida mingi ajal. Ja siis kui hakkavad teadma, siis annavad. Siis on ta juba surnud. Jaako Allas, see Facebookis on küll väga mõistlik inimene. Jaako Allas ongi mõistlik inimene, aga Katrin ei lähe kunagi Facebooki, sest tema on ka väga mõistlik. Mingid müstikad seal ei ole. Lootusetu või? Väga psycho-bänd ikka. Ei, see vist kaartstab King Crimson minu tagasi arvuse kaob. Psycho oli ikka hulle lugusid. Täiesti vaata. Mina vist ei tea midagi. Tal on nime. Ühtegi lugu ei oska hümiseda. Paap Kõlar on muidugi siin kusagil. Siis ongi. Trummar Paap Kõlar. Ja tal Miki juuksed enam ei ole, aga... Ei, ma tean, see peab olema seal. Üle Karjala kaudu põgenesid ära. Et vaata see lõpuks see Ramdam sai nagu ikkagi kuidagi loa nagu emigreeruda uuesti. Ta oli ju niimoodi, et ta tuli, ta ei olnud vahetanud oma kodakondsust. Ja ma tean seda küll. Ja siis mina nagu mäletan, ma õppisin nagu ajalugu ja siis oli üks tuttav dissident, kes praegu on nagu, ma tean, mis sul nagu mängib seda. Ja, siis ma ei saa rääkida. Miks sa ei saa